Tere! Tere tulemast vaatama, kuulama podcasti Mõjuaine. Meil on isegi pusad täna. Kellilasi teha pusad meile? Seda ei ole näha raudselt. Väikesed, aga siin on kirjas Mõjuaine podcast, nii et now you know. No, mis sina tegid siis vahepeal? Mina? Jah, näiteks nädalavahetusel või eelmine nädal? Töökodu, ikka, nädala sees. Regular. Nädalavahetusel käisin Tartus. Mis seal jääd? Niisama. Kultuurne Eesti trip. Kuidas kellegi jaoks, aga ei, tore oli. Ühesõnaga, vaata, ma kunagi rääkisin sulle nendest kuivaine, nendest leedikutest, ühesõnaga sitikad, mis tekivad. Mul oli 6 aega tagasi mega hull probleem nendega ja lihtsalt pidin kõik kuivained kapist ära viskama, no mingi 50-60 euro staffi. Ja ma lootsin, et ma sain nendest lahti ja paar päeva tagasi ma avastasin, et they're back. Ja ma viskasin kapi tühjaks ja see seisis päeva nagu tühjana, ma nagu kõik riiulid asjad puhastasin ära, ja eile tegin kapi ukse lahti ja vaatan, et kapis jälle 3 tükki passib vastu. Siis ma mõtlesin, et nagu mida ma teen ja saad aru, ma sain lõpuks aru, kus kohas nad pesitsesid, kuhu nad olid enda need kookonid sokutanud. Vaata, riiulitel on, või noh, riiulid on siis selliste nagu, ise kuidas neid nimetatakse? Mingid kruvid või? No midagi sellist ja, et seal kapi seina sees on neid augud siis on ja sinna aukude sisse, mis need on, need saepuru-augud, vaata, nende aukude sisse ja ma mõtlesin, eile koristasin, mul läks süda nii pahaks, ma lihtsalt töökisin samal ajal. Ma ei oleks suutnud, ma oleks kõik mööbliga välja visanud sealt. Ma oleks parema meelega tahtnud seda teha, aga ühesõnaga kõva tund läks aega, et puhastada. Aga astusin oma hirmule vastu, ühesõnaga sai need sitikad nüüd välja ja kapp on korras. Ja nüüd on nii, et need ei tohiks enam tagasi tulla? No parem oleks, muidu ma viskan tõesti selle kapi välja. Oota, aga kuidas need üldse tulevad? Niiskusest, ma ei tea, kellelgi on näiteks mingi, ma ei tea, rõduaken on lahti näiteks, mis iganes, kellelgi korteris on, lendab sulle tuppa ja juba võib hakata munema, nii et, aga jah, just need kuivained ja siuksed asjad või kaua seisnud mingid ajalehed ja mingid siuksed asjad, kõik neile hullult meeldivad, nii et ühesõnaga. Ma loodan, et mul ei ole neid. No parem oleks. Need on ikka päris õudsed, mul oleks ikka räiget süda pahaks eile. Ma arvan, ma oleks oksendanud sinna lihtsalt kõrvale. Hea Spice'i lugu muidugi siia alguses. Alustame ikka positiivselt. Ja õnneks positiivne ongi see, et neid enam ei ole, nii et see on väga hea. Super. Vot, mis sa tegid? Ma käisin koolis terve eelmine nädal, pluss nädalavahetus. Päris õudne on see koolis käimine ikka. Ma olen alati mingi, läheks ikka midagi õppima ja siis ma lähen ja siis ma mingi jälle peab midagi tegema. Ma ei suuda lihtsalt niimoodi, et keegi ütleb mulle, mis ma tegema pean ja koolis on see suht tavaline. Keegi ütleb, mida ja kuidas ma tegema pean, aga ma olen alati mingi, ma tahan vaielda vastu, nagu mulle ei meeldi nii teha, ma tahaks teha mingi omamoodi ja siis ma olen seal nagu mingi aidake palun. Pluss need koolipäevad on mingi 12 tundi ka. Ma mõtlesingi, et kui pikad olid vist 9-9 või? No ja mul esimene päev oli 10-8 vist, siis olid 12-8 ja laupäev oli siis kurdi 8-8, no kõige hullem. Laupäeval, päris masendav. Ja lõpuks laupäeval tuletin hommikul vara ja istud seal mingi öösseni välja. Tegelikult ei olnud, 5 oli, vabandust, e-õpe oli, mida ma ei teinud. Oli viimane kella 8, ma ei teinud, skämmortist. Ma teen alati, kui tähtaeg hakkab kukkuma, siis ma hakkan tegema. Siis peab liigutama hakkama, jah, sama. Vot, eelmisest korrast jäi meil challenge. Ja. Kumb alustab? Räägime challenge'ist ka siis. No jah. Räägi. See oli inspireeritud siis sellest Masterchefi osast, kus nad andsid 2 võistlejale proovida mingeid asju, on ju, toite, mingi väiksed ampsud ja me mõtlesime ka siis eelmine kord, et me teeme ka nüüd. Mina annan Kellile siis mingid pisikesed ampsud, vaatame, kas ta saab aru, sest et oli väga confused, miks üks vend ei saanud seal ühest asjast aru. Ja tema teeb mulle beebipüreedega, millest... Mis on väga-väga palju raskem, aga ma soovin sulle parimat. Ma ilmselt ei saa ühtegi täppi, sest ma pole aimugi, mis maitsega need on. Ja... Oled sa üldse näinud neid või? No näinud olen, ma arvan, ma olen isegi söönud kunagi neid mingi... Beebina võib-olla tõesti. Ei no, ma arvan mingi lähiminevikus.
okei. sest et mingi aeg oli hull teema, kõik sõid beebipüreesid ja minu arust sellepärast hakatigi tegema neid smushisid ja asju, et täiskasvanud saaksid ka süüa püreed. Okei. aga võin eksida. see on minu pealoogika lihtsalt. Kuidas me teeme seda üldse, kui silmad on kinni ka? Silmad nii kinni, jah. et toidad ise mind. ja ma annan sulle lusikaga suhu, jah. nii et pane prillid ette või mingi asi ette endale ja salli panen ette. pane sall silmad ette. ma siis üritan kirjeldada ka võimalikult täpselt, et kuulajad ka saaksid aru, mida me teeme siin. Need, kes YouTube'ist vaatavad, need nagu näevad ka seda. ja vaata, et sa ei cheat'i. ei cheat'i. näed sealt alt tegelikult raudselt midagi selle salli alt. oota, ma kõigepealt üritaks selle sõlme ära teha ja siis vaatame edasi. no proovi. Esiteks mul on ripsmänd, nii et ma ei saa silmi lahtigi teha, nii et ma ei cheat'i niikuinii. Okei, ma võtan siis siit, teen oma karbikese lahti. Võtame esimese ampsu siit. ära siis ütle, mis asi see on, onju. Ei, ma veel ei ütle. ma veel ei ütle. aga kui sa ära sööd, nii, tee suu lahti. sööb, Kelly sööb. maitse. no mis see on? Piirisik või aprikoos? Piirisik. Nektariin. no väga ligilähedane ju. peaaegu, jah. nii, ma annan sulle järgmise. juba või? mis sa tahad, oodata veits või? suu lahti või? aga sa tahad oodata või? ei, ma võin süüa. tee suu lahti siis. oota. nii. nüüd läheb siis siuke asi talle. oi, suhu. kurk. ahah. oli hea pirakus ka. nii. mul on 5 asja siin, 5 erinevat asja, mida ma Kellile annan. ja viimane oli siis kurk. noh, suu tühi või? jah. Davai, suu lahti. no. kiivi. tubli. nüüd anname ühe asja veel. tee suu lahti. mis see küll on? Ananas. no siin on lõhn on juba ananasil. Papaia ei ole või? ei, sellega ei saa valesti panna ju. minu arust ka ei saa. oih, midagi ei näe. Tõid pea ära või? oota, ma annan ühe asja veel, see viimane. oliiv. mis värvi? okei. vähe kiiresti. söön ise ka vahepeal ühe ananassi. ma mõtlesin oliivi. seda ka. seda ka. mul on siin kõrvuti olnud see oliiv ja ananas. ja nad maitsevad täpselt tere samamoodi. tulemast reaalsusesse tagasi. Welcome, jah. aga päris huvitav on nagu see, et esimese nagu hammustusega sa ei saagi nagu tegelikult aru, mis asi see on, et sa pead nagu paar korda ikkagi nagu närima, et mõista, kuigi see oliiv oli kohe arusaadav. ma alguses mõtlesin kuju järgi viinamaris, mõtlesin ei. see maitse küll ei ole siuke. nii. joppas jah. minu kord või? nüüd panen mina selle salli siis silme ette. vaata, et sohki ei tee siis. ma pean siin ettevalmistusi ka tegema. ma istun siis vahel silme ees. ma ei näegi mitte midagi. noh, ma ka ei näinud. super. ma arvan, et sa ei saa silmi lahtigi teha, sest sul on ka ripsmed, vaata. Need ilusad head ripsmed. Need, mis me välja loosime kirjutajatele. jah. nii et kirjutage, seekord isegi tuli kirju ka. pärast loeme. jah. nii, alustame. see oliivi maitse tõuseb. sama. päris hea oli. oota, ma võin panna suu kinni. ei ole veel ampsu aeg. kõht on ühe küll. nii, ma võtsin veel siukse roosa lusika ka, et oleks nagu beebilusikas või? efektsem. nii, tee nüüd A. ma ei tea muidugi, mida ma nendega... issand, mul hakkas käsi värisema. jaa, mööda lõus sai peal mulle. ma ei tea, mango või? Papaia või? ei ole. Porgand või? ei, ta on ikkagi magus. see on magus. kas sa soovid ühte ampsu veel või? see ei olnud vist rõve ka ju? ei. tahad veel või? Virsik või? ei. hakkad järjest kõike pakkuma. miks mu käsi niimoodi värisab? mulle paned nii. mu see maitsepalett ei ole küll väga arenenud. sa võid mulle juba öelda, mis asi see oli, sest mul küll ei tule midagi. see on riisipuding pirni ja mustikaga. sass, see ei ole. see ei olnud küll see. siin pole mustika maitset. ei ole või? värvus on küll.
no jah, skämm. Esimene oli skämm. Ma ei usu, ma arvan endiselt, et see on mango maitsega. Mitte mingi riisipuding. Another one. Ma kuulen ainult mingi tagumist. Nii. Aga tegelikult ma mõtlen, et see oliiv seal lõpus oli väga kaval, sellepärast, et väga paljud ei söö oliive. Ja seda värvust ka veel küsida. Need on ju vaata erineva maitsega küll. Jaa, on küll jah. Kohe aru. Ma saan isegi aru, milline on pruun, nii et... ma ei ole pruuni just. Nii, tee A. Issand, mu käsi nii väriseb. Issand, sorry. Issand, mida see on? Beebitoit. Mingi laim. Sidrun. Ei. Porgand. Jaa. Onne. Jaa. Midagi veel. Sugulane. Kaalikas. Ei, natuke lebom. Okei, kartuliga. No kartul ja porgand käivad koos ju, ei või? Sugulased nad kindlasti ei ole. Nii, mis järgmiseks? Läheb natuke aega. Ma isegi võiks seda vaadata, sest nagunii ma ei saa mitte midagi aru. Ei no, siin on suurelt kirjutatud ei no, peale. Vaata, kui ma ei näeks pakendit ega midagi, aga isegi kui ma näeks seda püree värvi, mul poleks õrna aimugi, mis asi seal võib. Ei no, see maitse on niikuinii petlik, nii et... No nii. Küll, jah. Tee A. Käsi läks vähe sirgemat nüüd. Oli jah. Õun või? Epakudoonia. Issand, mis pakkumine. Ei ole või? Ei ole. Ma ütlen, see on siis... Anna veel. See on päris hea. Tahad ära juua või? Ei. Aga see on pehmes pakis, nii et proovi ise. Ma ei tea. Hea oli nüüd. No mango smuuti peaks olema. Mine pekki. See oli nüüd mango maitse või? Jah. See nüüd oli see vahelduseks midagi soolast. Sa tegid ka kordamööda või? Ei, ei saa. Mul ei olnud seda mingit loogikat taga. Oi. Ju, see läheb juba nii rõve välja. Seda nagu ei tahaks sulle rohkem anda juurde ka. Ma ei taha ka rohkem. See ei ole kartul või? No, võib olla ilmselt. Mulla maitsega. Ei no see liha, mis seal sees on, see on nagu... See on lihaga või? Sa ei söö liha või? Ei, aga nagu söön, aga... Kes see püreestab liha? Kanaliha või? Kana, jah. Köögiviljapüree kanaga. Kas see oli viimane või? Ei, see oli 4. Jälle värisema. Banaan. Õige. 2 veel. Mustikas. Maasikas. Vaarikas. Ma ei tea. Pirn ja kiivi. Nii, olete vabastatud nüüd. Release me. Issand, kui valge. Siin oli päris pime mul all. Oli on jah? Jah. Nii. Okei, me saame edasi minna nüüd. Ma ka vaikselt toibun. Ma näen. I can see again. Noh, muljeta siis. Nendest toitudest või? Beebitoitudest või? Päris õudsed asjad. Pigem on. Nagu, ma ei tea, kas ilmselt lastele on need mingid toitainerikkad ja midagi, nii? No, seal ei ole soola pipart ega, maitseainedega midagi sellist. Et sellepärast need ongi siuksed mudrud kõik. Jah. No, üsna sarnase maitsega on enamus need mingi puuviljade omad. No need soolased, ma ei tea, see kana asi, no ma ei tea, siukest asja ma endale küll kunagi suu ei taha panna. Aga samas kana... Enam. Ma nüüd panin esimest korda ju. Aga see kanapasteet on hea. Aga see kanapasta, mis sealt välja tuli, see ei ole üldse hea. Kanapasteet? Kanapasteet ise on hea ju. 2 täiesti erinevat. Jaa, aga nagu ma ei tea. Kanapateet. Üks on nagu maksast ja siis teine on lihtsalt mingi aurutatud kanana. See on aurutatud kana. Ma arvan, et mingi keedu või aurukana, jah. Ja see on siis blenderisse pandud koos teiste köögiviljad. See on ilge mõte. Sul laps sõi neid või? Huvitaval kombel ei. Väga huvitav. Vahepeal ma olen kuulnud, et lapsed ei söö neid püreesid või ei taha neid püreesid. Kui siis mingid magusaid paar tükki ainult. No ta hakkas päris hilja sööma ka neid püreesi, nagu ei kerinud.
tal, aga pigem olid siuksed magusamad, mis nagu sobisid ja või siis ainult olidki köögiviljade omad, et need lihadega väga ise ka ei tahaks. Ei, oled ise maitsnud seda või? Muidugi ma olen kõiki nii maitsnud ju. Sa tahad ikkagi proovida enne, mida sa oma lapsele sisse sööd. Aga maitseelamus ei ole olnud tõesti jah, et nad ongi maitsetud kõik mingi. Või nad on suht ühe maitsega nagu, keemiline maitse minu arust, kuigi ei tohiks magusatel on ju kõik lihtsalt suht õunebaasil ka ju. Mingi üks maitse käib nagu hullult üle nendel. No, mis see odavam variant on? Sööks pigem neid ikkagist värskeid puuvilju. Aga ise saab ka teha neid püreesid. Muidugi saab. Paned lihtsalt ju blentasse ja... Sellised entusiastlikud emmed teevadki kodus ise neid püreesi, kellel on palju aega, ma arvan. No offense, nagu. Teil veab, et teil on palju aega. Selles suhtes. Tohi öelda midagi emade kohta. Ei, emad on tublid. Ma arvan ka. Ma ise ei ole ema. Aga ma ju hängisin ühe nagu peaaegu täispika päeva ühe väikse lapsega ja mina olin nii väsinud peale seda päeva, et ma läksin koju ja läksin magama põhimõtteliselt otse. Ja siis mõtlesin, kuidas nagu emad suudavad terve päev lihtsalt teha seda. Ja kogu aeg, see ei ole nagu ainult üks päev, vaid see ongi ma olin peale ühte päeva nii läbi. Valvel. Ühte päeva nii läbi lihtsalt. Läksin koju ja hakkab oli ka mingi issand jumal, ma olin täiesti mingi ma lähen magama. Ma ei jaksanud isegi nagu süüa või telekat vaadata, mida mulle hullult meeldib teha nagu, aga see oli raske tundub. Tekkis mõte, ma tean, kelle ma lapsehoidjaks endale kutsun siis. Ja ma võin proovida. Ma arvan, Melliga on suht lihtne. Ta juba ilusti videote asjade peale ütleb ka, küsin, kes see on, kes see tädi on? Tädi Ketlin. Nii, et väga armas. Nüüd on selge, kes see punase peaga tädi on. Nii, et peabki mulle külla tulema. Või sina meile. Või minna teile, jah. Aga mul on kats, vaata, äkki ta tahab kassi näppida. Kuigi see kass ei lase ennast näppida. No, siis sellel ei ole mingit pointi. Aga ta ei saa aru, mis asi lapsed on, nagu kui see üks teine väike tüdruk on meil külas käinud, siis ta jääb vahtima seda lihtsalt nagu mingi kaugelt. Sa ise ütled ka, et seda jääb vahtima. Teda. Tema jaoks, kassi jaoks on see, vaata. No, tema ei tea, mis see on. Ja ta jääb vahtima kaugelt nagu mingi käib niimoodi hiilib ringi. Aga kui süüa anda kassile, siis hakkab sõbraks. Plaan on olemas. Väga vahva. Too oma lapsehoidu. Tavai. Tasuta või? No jah. Ma ei julge. Ma toon süüa sulle. Too süüa lihtsalt. Makarone hapukoorega. Too palun makarone hapukoorega. Või sushi on ka väga hea valik alati. Ja sellel mõttel on potentsiaali. Nii et... Potentsiaali, jah. Potentsiaali. Jah. Ilma ennita. Potentsiaali. No ikka juhtub. Jaa. Sul laps sööb sushit või? Mm-mm. Mina ei söönud ka väga-väga kaua. Hakkasin sushit äkki mingi 10. klassis sööma. Sunniviisiliselt pidin sööma. Kuna ma olen ikkagi kasvatatud, et kui laual on mingi söök, siis seda tuleb süüa. Keegi oli ise teinud selle sushi ja siis ma sõin ja ma olin mingi olegi kõige hulle. Pretty good. Pretty good. Pretty good oli, jah. Ja siis oli ju just see Sushi Plaza, see kanatempura aeg, kus Sushi Plaza alles tuli ja siis see hitt oli neil see kanatempura ja siis ma käisin lihtsalt kogu aeg seda söömas. Ma ei tea, nagu see ei olnud üldse nii kallis kui praegu ja siis sai kogu aeg süüa seda ja see oli nii hea ja siis peale seda ma hakkasin igast muid ka sööma. Ja siis need Philadelphia, California. Hea valik. Käisid ka Sushi Plazas kunagi või? Söömas või? Siiamaani käin ju. Aga sa käisid sellel ajal ka, kui nad kirjutasid sinna mingite platede peale, ilusad truukud ja mingid siuksed asjad. Ja, ikka. Kõik tahtsid ainult selle pärast minu arust käia seal mingi hetk. Pilti teha. Ja, et kokad ütleks neile, et nad oleks ilusad. Nad lihtsalt kirjutasid ükskõik, kes seal lauas oli. Ja siis sa istud seal ja ootad, et kas tuleb seekord ja kui ta ei tulnud selle komplimendiga. Siis oli küll siuke tunne, mina enam ei tule siia. No hea müügitrikk jälle ju. Täiega. See oli üks parimaid nagu promosid. Kõik ainult pildistavad ju. Ja siis ei olnud vist sushil niukest konkurentsi, kui nad alustasid. Ja neil olid head suured juustrullid. Irvitad. Mis sa öelda tahad? Ei midagi. Lihtsalt mõtlen omi mõtteid korra. Mis sul mõttes on? Räägi.
Räägi oma mõtetest. Ei. Lambist ei räägi nüüd. ei ole vaja rääkida nii palju kogu aeg. Sa ikka tead, et podcasti mõte on see, et sa pead rääkima. Mitte kõigest. Räägis, mis sa sõid nädalavahetusel. Mis ma sõin või? Sushit sõin ühe korra. Päris hea oli ka. Nii, et... Kus sa võtsid seda? Ise tegid? Ei, võtsime Eho sushist. Ma kunagi võtsin ka. Et tahtsime ühest teisest kohast, aga see läks kinni, nii et me pidime valima uuesti, aga õnneks ei pidanud pettuma, nii et see oli tõesti väga maitsev. Ma võtsin seekord isegi tuunikalaga. Osa. Aga ma ei tea, no selles suhtes see oli maitsev, aga nagu ei eelista ikkagi seda tuunikalavarki, et... Ise ka skipin neid tuunikalasid, no, sest et ma söön ainult punast kala ja kana valget. Valge kana. Eho sushi oli kunagi meie juures, meie lähedal, siis neil olid hästi soodsad pakkumised kogu aeg ja siis me käisime Tallinnas on ka või? Kas mitte kuskil siin samas või? Mustamäel on see vist. Ta on Todo pitsa kõrval vist tõesti. Sõpruse puiest äkki on see või? Vanasti ta oli Endla tänaval, siis sai sealt võetud, sest meil on suht lähedal see. Krossis oli, nüüd on seal Krossis uus house sushi. On hea või? Ei. No või nagu sushi ei ole minu arust kunagi halb. Nagu sest, et seda ei ole nii raske teha, vaata, aga ta võib olla nagu kuiv või liiga väike ja siis see nagu... Ei keri, jah. Et sellel Ehol olid tookord, kui ta veel seal meie lähedal oli, olid nagu ikka päris sellised normaalsed rullid ja suht head. Aga siis ta läks kalliks ja siis ta kolis ära see, et nüüd on house sushi, kes on odav, aga pole nagu nii hea. Kuigi mul on tunne, et see on mingi suht sama mingi pundi teemast, et seal kogu aeg vahetub see sushi koht, aga ta on alati sushi koht ja siis ta läheb edasi kuskile. Okay. Ma pole sushit nii kaua söönud, aga ma teen ainult ise viimasel ajal, sest et see on nii kallis ja ma ei saa lihtsalt osta seda, süda hakkab tilkuma. Ma ei söö nagu ühte rulli, mul on vaja 3 rulli endale ja Jakobil on ka vaja 3 rulli. Seda... Nagu pikka rulli, jah. Ehk siis 8x3 või mingi 10x3. No nii hästi läheb peale lihtsalt. Kogu aeg tahaks ainult seda süüa. Seega ma teen ise kodus ja ma teen hästi suured ja siuksed tummidad ühesõnaga. Väga täitvad. Okei. Nojah. 3 on päris palju, aga kui soon, miks mitte, palun väga. Täpselt. Ma olen näiteks juba teinud nädalas ühe korra neid bulldog'i nuudleid. Aha. Nii hullult maitseb, lihtsalt ma ei saa aru. Ma eile nagu mõtlesingi selle peale, kuidas... Mis need on siis? Need on mingi TikToki viral mingid nuudlid, on ju. Alati. Alguses müüdi neid seal Candy Popis ja nüüd on nagu Selverites ja tava. Selverites ja tavapoodides, tahaks öelda tavapoodides. Selver ei ole tavapood. Very special. Selver on siin üleval ja siis see tavapoed on siin all. Siis Candy Pop on ka veel kuskil. Ja Candy Pop on ka tavapood, et siis seal ei ole neid õigeid bulldog'i nuudleid viimasel ajal saada olnud. Jamapood. Selver is the shit. Ma ei tea, miks sa Selverit ei ole juba endale mingi sponsoriks saanud. Võiks saada küll. Mina teen Selverid ja tavapoed. Selver. Ma käin Maximas ja Prismas ja Krossis. Maximast olid kõik need ampsud pärit, mis ma sulle andsin. Maxima? No, beebipüreed olid Selverist või? Kus siis veel? Ma ei tea ju teist poodi. Ma võin su mingi tuurile viia mingi päev. Maximasse või? Igale poole, kui sa ei tea ühtegi teist poodi. Ei, ikka tean jah, aga peab selle tuuri vist ette võtma tõesti. Räägi nendest nuudlitest siis. Nuudlid jaa. Ma proovisin... Baldoki või? Bulldog, issand. Bulldog. Sa sassi sellega, et ütlesid valest. Ma ei tea. Ma iga kord hääldan seda erinevalt. Bulldogi nuudlid jah. Ühesõnaga, need on mingi megapürtsikad, seal on see mingi maitseinakutikka kaasas või see mingi pasta, vaata. Ja no mul on õnneks hästi tugev see pürtsitaluvus ka, nii et saab terve paki ära panna. Aga sinna sisse veel mingeid asju lisada, juustu ja või siis seda juustutippi näiteks, mis on see verevaigu oma või? Jah. Ja siis ma tavaliselt panen mingi pitsasinki ja siis melissibulad ka.
It's a meal. Jaa, eile sõin, väga hea oli. Ja see ilma selle spice'ita saab ka teha või siis Jaa, aga ta jääb suht siuke maitsetu, nii et see pasta on nagu maitsekam kui see maitseinukotike, mis seal kõrval on. Ehk siis kui sa tavaliste makaronidega teed, siis nagu ei ole sama elamuse kui nende puldaki või baldaki nuudlitega. Sa mõtled nagu tavaline makaron ja siis see maitsene segu või? Või nagu mingid muud spice'id. Siis ei ole see ju. Ühesõnaga peab olema see pakk ja see pakk seda mingit maitseainet, siis see on see. Jaa, just. Ma olen mingeid erinevaid maitsega proovinud, aga lihtsalt see carbonara oma on kõige parem. Nii et lihtsalt mingi ostke nüüd kõik ära mu eest on ju. Selverist. Jah. Tavapoodis aga võib-olla. Ma olin ükskord nii pettunud, lihtsalt läksin Selverisse ja just ainult seda maitset ei olnud, nii et ma olin nii pettunud, pidingi selle pärast midagi muud võtma. Palju see pakk maksab siis? No 3. Keernuudlid või? Jah. Kui suur see pakk on siis? No ikka suur. Mis ta on siis 10 korda 10 sentimeetrit või? 15 korda 15? Ma ei tea ju, ma pole näidki seda pakki. Ma ei tea, ma ei ole seda pakki ära muutnud tõesti. Mõõda palun kodus, siis tule järgmine. Selveris on, mine mõõda. Sa käid Selveris. Sinu kord minna Selverisse. Siin ei ole ühtegi Selverit, kus ma minna saaks. Mine siis. Ma ei taha minna, jah, see on kallis. No tuleb nutikalt ostada, seal ei ole. Tuleb äpiga osta. Ei no, seal ei ole vahet, kas äpp või kaart või mis iganes. Partnerkaart peab nii olema. Aga mis see nutikalt ostmine on siis? Jälg, mida sa ostad? Aga kui Selveris on sama asi 3 eurot ja siis mujal on 2 eurot. Ei ole ju. Aga sa ei tea ju. Nii suurine vahe. Sa ei tea ju, sa ei ole tavapoes käinud. No ikka käin ju. Come on. Mina olen küll tähele pannud, tegelikult olen Selveris käinud, et seal on ikka osad asjad on mingi 60-70 senti kallimad, kui on mingi Prismas või kuskil. Väga huvitav. On küll, jah. This is very interesting. Pigem on. Jah. Et mina sinna Selverisse ei satu ja neid Bulldogi nuudlid. Ühesõnaga, need on nüüd tembeldatud bulldogi nuudlid. Ma tegin endale kooli näiteks kaasa siukest asja nagu täistele makaronid, pesto, kana ja tomat. Ja seda saab külmalt süüa, haigelt süüa. Pane rukolat ka juurde. Okei, ma panin spinatit. Mul oli veits spinatit seal sees. Ja see on isegi külmalt parem kui soojalt. Ja ma tegin nii mingi oigelt suure potitäie ka veel ja sain 4 päeva lõunat süüa koolis. Ma ei julge sinna sööklasse küll minna, sest et seal on alati siuke järjekord, et see on mingi uksest välja. Aga hinnad? Ei tea, ma ei käinud seal. Never gonna go. Ilmselt ei lähe, jah, ma käisin seal mingis bufetis. Või mingi kohvi. Kusjuures seal on väga uhke nagu kohviks, seal tehakse mingi jääkohvisid, matšasid ja asju. Mingi maitsetega matšasid, nagu päris väga ilus kohvimasin on seal. Siis sa saad sealt osta neid mingeid 3-nurkseid võikusid ja mingeid salateid, aga no need on üsna price'id. See võileib mu siin esimene päev, sest et ma arvasin, et ma lähen sööklasse, on ju. Aga see söökla järjekord oli siuke, et ma mõtlesin, et siin ma ei jõua süüagi, kui ma peaksin siia seisma jääma. Läksin võtsin sealt bufetist. Võileiva 3,90 ja salatid oli mingi 4,50. Aga salat oli päris pisike ka. Sama pisike kauss oli umbes, kui see kartulit seal Viljandis oli. Sul on nende kogustega kogu aeg mingi lakker lihtsalt. Aga ma võtsin selle võileiva ja see oli enam-vähem decent ja siis pähklit ja snickersit ja värki, et kohvi ma ei joo praegu väga because of anxiety, aga jah. Muidu siuke menüü oli küll kohvimenüü, et siit tahaks nagu kõike proovida. Just see, et seal mingid jääkohvid on nagu, ma ei näe tavakohvikutes ka väga seda, et jääkohvisid keegi tahaks teha. Palju kui ma olen töötanud, siis see jääkohvi on ka olnud alati mingi, ma ei oska, ma ei taha, ma ei viitsi. Ja mina näiteks kohvi ei joo, nii et. Sellel on mingi põhjus või? Ei taha lihtsalt, pole vaja. Sa oled juba ise niisama turatseli jänes, ei ole vaja seda kohvi. No täna tundub vist, et ei ole nii särtsu täis, aga. Kus on see funk? Issa ma olen kella 6 saadik juba üleval, mingi jooksed, toimetad ringi, sest et esiteks mul on laps. Ma pean ummikutes istuma, nii et tööl on juba käidud, pool päeva on tehtud, ühesõnaga
ja kell on alles. Peale seda veel trenni ka, nii ma pean natukene 12. hoidma ennast. Jah, kell on tõesti 12, jah. Aga 6 tundi ülevalelt juba mõttekuul tegelikult. Ma ärkasin 8:45 vist. Mõnus, tahaks ka. Üks asi tegelikult, mis ma tahtsin rääkida ka, oli see, et nüüd need esimesed osad on väljas, on ju, ja sain natuke tagasisidet ka. Ma ei taha kuulda seda. Mind ei huvita. No see ei ole nagu otseselt sulle suunatud, vaid pigem meile suunatud. Pigem nagu paljud olid niimoodi, et ohoo, et jumala äge, et Kelly teeb siukest asja, et seda raudselt kuulaks, on ju, et Kell ei räägi siin midagi. et paljud ootasid jah, mingisuguseid suhted, draamasi, ma ei tea, tormilisust ja kõike. Ma tõesti mõtlesin, et ma hakkangi jagama ja rääkima, aga lihtsalt midagi hoidis minus meeletult tagasi ja ma tegelikult võtsin selle otsuse vastu, et see jääb põhiliselt ikkagi nagu toidu podcastiks meil. Sina võtsid otsuse vastu. No enda jaoks lõpuks ikkagi, no sa ei saa sundida mind, et hakka nüüd rääkima, vaata. Ma üritasin, aga see ei tulnud välja, ta ei olnud nõus. Et ühesõnaga, kui mingi, ma ei tea, millegiga seotud lugu meelde tuleb, tunnen, et see on naljakas, mis iganes, siis ma räägin teile, aga ma ei hakka siin nii-öelda musta pesu pesema ja ei hakka mingit draamat ja ma ei tea, intriigi üles tõmbama, et ühesõnaga võiks ju. No, see on mingi pop-moodus ju praegu neid võiks, aga nagu mitu podcasti juba on sellega. Ei, selles suhtes aus värk sellepärast, et mulle meeldib palju rohkem rääkida toidust ja teada saada, mida inimesed söövad, et siis mul äkki tuleb inspiratsiooni, mida ise süüa, sest muidu ma jäängi ainult oma makaronide peale. Vot jah, ma pean varsti ikka selle soolaliva peo ka ära tegema, et siis snäkid, joogid, värgid, särgid, nii et... Palun limonaadi ka. Jah. Kogu aeg on mingi häda. Jälle ta ei joo. Ikka veel. Vot see on üks asi, mida sind ei saa tegema. Ja, see alkoholi oma. Ei olegi vaja, väga tubli. Et, It's been a long time, enam ei ole mõtet tagada. Nagu näiteks ju... No ise üritan ka natukene vähem tarbida. Ma olen seda kuulnud nii palju. Ei no selles suhtes nädala sees nagu ikka ei joo, aga... Ennem jõid nii palju nädalases. Ei no siin oli mingi periood jah, kus natukene läks suvel või? Lappama. Ei, see oli eelmine aasta. No aastake tagasi. Okay. Et siin oli asju. Aga ühesõnaga me oleme vähemalt tublid, me vähemalt jätsime nikotiini maha. See on nagu, ma arvan, väga suur. Olude sunnil jätsin mina. No, see oli minu ainuke pahe peale seda joomist, oli suitsetamine. Kaua sul praegu üldse möödas on? Ma lõpetasin... märtsis lõpetasin. Pool aastat, jah. Aga ma tegin jaanipäeva paiku ühe Poolas, mõtlesin, et noh, proovin ja hakkas nii vastu. Ja peale seda ei ole nagu isegi proovinud teha. Aga see on päris hea, et keha ise reageerib niimoodi, et lükkab ära ja et ei teki seda vajadust. Ja aga kuigi ma nagu, no vaata, mul hakkas see tervise teema lihtsalt ja ma isegi nagu ei osanud igatseda seda, sest mul oli kogu aeg halb olla nagunii ja siis ei ole vaja vaata tarvitada neid nikotiini asju ja lõpuks siis, kui pilt hakkas nagu ette tulema, et siis ei igatsenudki enam. Vahepeal on väga-väga mingi briefly, kui on mingisugune suurem üritus ja kõik kõrval teevad, et siis tahaks nagu ise ka, aga ma tean, et kui ma üritaks, siis jah, see oleks halb. Ja mul oli ka tegelikult ju tervisega seotud see mingil määral, et lihtsalt kõik näidud, asjad on, kõik on korras, kõhuvalud ikka olid ja siis mõtled, et äkki prooviks siis sellest ka loobuda, aga kuidagi viskas tegelikult koppa ette, aga ei viitsin sinna tanklasse nagu kogu aeg sõita lihtsalt neid mingi pulkasi ostma. No mina tegin siis e-sigaretti. Et ma olin vanakooli haisva suitsu peal. Minu suits ei haisnud nagu cotton candy. Aga jah, sellest praeguseks on lahti saadud. Ühesõnaga, hea töö, plaksu. Cheerios. Jep. Nii, meil on kirjad ka. Pane siis hakkama mingi. Nii. Hei teile sinna.
minul tuli selline aps meelde tänu teie podcastile. Teate küll neid kiireid hommikuid, kus iga sekund on arvel ja just sellel hetkel oli vaja külmkapist miskit kaasa krabada ja nii see juhtuski. Oma viga muidugi, aga munad lendasid uksesahtlist maha. Hetkeks isegi mõtlesin, et jätan need sinna õhtut ootama, aga suurema osa kraamisin ikka kokku. Olge sama rõõmsameelsed edasi. Mõtle, kui sa oleks jätnud nüüd sinna. Põranda peal on lihtsalt kuivanud. Terveks päevaks või? Aga see on, no... Ootustank, mis... No õhtul oleks koristan ja ma jätan, et see oli nagu kiire hommik, vaata. Aga mul on tegelikult samasugune asi juhtunud ainult ketšupiga. Oligi laps, oli juba koridoris valmis, mõtlesin, et no kiire, tegelikult natuke juba hiljaks jäänud on ja tegin, tahtsin vist ka mingi lõunasöögi midagi külmkapist kaasa krabada ja tegin täis pudeli lahti, aga ta oli nagu tagurpidi, mul on alati nagu alaspidi see külmkapis ja lendas siukse lätakaga maha, siis mõtlesin, mine metsa, mida ma teen on ja siis ma panin, viskasin mingi salvaka hunniku sinna selle ketšupi peal. Kõik õnneks välja ei tulnud, siis ma mõtlesingi, et no pool pudelit jäi nagu sinna alles, panin selle külmkappi ja siis õhtul mul tuli meelde, et ma ostsin IKEA-st need kastmed, need siuksed pudelid, vaata. Ja nüüd ma hoiustangi ketšupit nendest pudelit. Tundub fancy. Ja see on very Instagrammable fancy, vaata, sul on kõik asjad eraldi purkides, nagu mitte originaalpakid. Sellega on küsimus, kas sa oled selline inimene, kes näiteks kastmed paneb mingi ketšupid, majoneesid, asjad paneb nagu toidu kõrvale või sa paned toidu peale? Kõrvale. Mul peavad kõik asjad olema eraldi. Ma ei suuda nii, et mõned panevad nagu igal pool, no makaroni ma panen peale, pelmeenidele ja makaronidele. Hapukoore ma panen makaronidele ja pelmeenidele peale. Nagu, sest et siis ma nagu nii segan, aga muidu kui on nagu mingi toit, siis kõik on eraldi. Mul on isegi nendel on eraldi. Aga supil, näiteks kui sa paned supi peale hapukoort, sa segad selle sinna sisse. Ja. Mul on see, et ma võtan ampsu, hapukoort natuke peale ja siis suppi juurde ja Jakob siis niimoodi. Tegelikult. Ma ei tea, ma vaatan kogu aeg nagu, mis on nagu mingi taun see. No võt nüüd on teine taun veel. Ma panen nagu pläraka hapukoort ära ja segan ära ja siis hakkan sööma seda, aga ta mingi paneb kuskile ääre peale, supil nagu ääre peale ja siis hakkab nagu, et ma alguses ta ei pane üldse seda. Ja siis kuskil vahepeal hakkab panema ja siis hakkab sööma nagu, issand jumal. Okei, aga võta ka kiri. Võtan ka midagi. Mõtlesin oma loo teile kirja panna. Kuna mul kodus mikrolainahju ei ole, siis otsustasin supi üles soojendada airfryeris. Teate küll need uuemad punase kaanega? Tean küll. Need mingid mamma need või? Ei ole mamma, kas need salvesti omad ei ole või? Nii. Kuna kõht oli nii tühi, siis isegi ei mõelnud 2 korda ja panin kogu kupatuse korraga sinna. Kusagil minut hiljem tundsin meeletus plasti kõrbehaisu ja õudu. Kõik grandma. Terve airfryer oli seest punast plasti täis visanud. Supi viskasin ka igaks juhuks minema. Igaks juhuks viskasin supi minema. Mis sa teed? Sööd? Aga seda masinat puhastada oli karm. Ei julgenud sellest isegi elukaaslasele rääkida, aga jah, pole kerge olla loll. Teete toredat asja, palju tervist teile. Girl, you bit stupid. Ei no, sellist suppi tegelikult airfryeris soojendada on ka ju nagu oma ette mõte ju. Ei või? Sul on airfryer üldse? Ja, mul on see põhiasi, mida ma kasutan. Ma mõtlen 2 aastat juba selle peale, et tahaks airfryerit ja ma lihtsalt käsi ei tõuse ostma seda. Mul on 4 aastat olnud ja see on nagu... Siis vist 4 aastat tagasi ta alles tuli, see Topshopis oli esimene mingi. Ja mul on see, ongi see Topshopi see esimene suht väike. Delimano või? Jah. Delimano ja siiamaani teeb oma tööd. Ta on küll väike ja ta ei ole nagu nii fancy välja, aga ta, jah. Nagu kui teeb oma töö ära, mis vahet seal on, milline see välja näeb? Jah, mingi, päkapikud teid mulle, a.k.a. Jacob. No ja lapsed vist ei kuulu seda, kui... Loodame. Nii, mõtlen järgmise kirja. Tervitused. Kuulasin teie podcasti nii õigel hetkel, et ajas kohe naerma. Just hetk tagasi tegime mehega pannkooke ja kõrvetasime ühe poolt nii ära, et ümber pöörates ei olnud seda isegi pannilt näha. Esimene küsimus tekkis kohe pähe, kuhu kadus pannkook capslockid. Naersime paar head minutit ja siis läksime küpsetamise juurde tagasi. Mega toredad olete, keep up the good work. Kuhu ta kadus? Kuhu kadus pannkook? Missing? Teed selle plakati?
ja siis pannkoogi pilt peale. Mustal taustal. Must. Kuhu kadus pannkook? True crime tuleb, võtab kohe selle. Sul ei ole kunagi pannkook ära kõrbenud või? Kindlasti on ju. Literally nagu, ma arvasin kunagi, et ma oskan pannkooke teha, aga tegelikult ma vist ikka ei oska jah, sest et need kärssevad suht tihti mul ära. Esimene läheb nagunii aia taha, on ju, esimene pannakas. Järgmised võiksid tulla nagu normaalsed, aga mul tuleb võib-olla mingi 10. Juba siuke, et ta annab nagu pannkoogi nägu. Teised on siuksed mingi... Nagu esimene tuksi läheb, siis ilmselgi keera kuumust vähemaks. Ahah, okei. Algo. See on nagu pudruga täpselt samamoodi, paned selle piima keema, siis kõrbeb every single time. Tead, ma olen 2 korda noorena suppi põhja kõrvetanud. Niimoodi, et... Suppi. Ma panin supi tööle, läksin oma tuppa arvutisse ja siis alles selle peale tärkasin, et sa unustasid ära, ja. Et sa soojendasid toitu. Jah. Lapsena jah, ma ei olnud nii fänn toidul, kui ma olen praegu. Aga jah, see oli mingi järgmine supp ka, ega ma nagu ei fänn, aga seda supp savil kõrbeb. Siis las kõrbeb, jah. Ta üks kiri on veel. Nii, tulista. Panen selle. Tere. 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 Sul on Prisma kliendi ka. Võta. Kanasupiga seoses tuli mulle meelde, et ükskord, kui puljong valmis sai, oli vaja seda kurnata. Panin sõela kraanikausi kohale ja valasin kogu puljongi otse kraanikausist alla. Olin väga löödud oma imeliselt veast. Imelisest veast ilmselt siis, jah? Imelisest veast. Olin väga löödud oma imelisest veast. Mis seal ikka? Jooksuga poodi uut kanakraami ostma ja otsast peale tegema. Sööge ikka kanasuppi, olge terved. Sööge ikka kanasuppi. Või see kanasuppist oli jah, hitt ema. Panin sõela kraanikausi, ma pole siin kogu palju. Okei. Ta ei pannud nagu mingit nõud sinna alla. Jaa, Anu, see läkski kõik. Tal oli puljongit vaja, aga ta nagu valas selle kraanikausi. Ta tegi kanasuppi ju. Oh my god. Et liha ilmselt sai sealt kätte, aga... No see lihaga ei ole väga enam midagi teha ja kui seda... Sul ei ole põhja, jah? Ilmselt. Rebitud kana saab teha, kui sa oled ära keetnud. No oleneb, mis osad kanast sul on ka ju. Mis osad? Pärast sul mingi tiibasi keedad seal puljongiks, siis sealt ei ole väga midagi rebida. Vaata kõike. Ma olen teinud kanasuppi nii, et ma keedan selle kana ära ja siis ma rebin selle kana veel nagu rebitud kanaks ja siis on nagu siuke restorani kanasupp. Ma ei tea, kas restoranis tehakse kanasuppi. No kusagil kindlasti tehakse. Kodused toidud. Aga mis arvad, milline lugu nendest oli siis kõige naljaka? Mulle endale vist meeldis see Airfryer. Ma arvan ka, et see Airfryer nagu come on. Come on, Simmo. Come on, Simmo. Ta mängis esimest korda, mul siuke tunne. Ilmselt jah. No. Et kirjutame. Kas see oli see, ei ole lihtne olla loll või? Jaa. I can relate. Sama. Ei ole tõesti lihtne olla loll. No vahest ikka juhtub ju siukseid äpardusi, mis sa teed siis. Ma ootaks veel kirju, kirjutage erinevaid toiduga seotud või siis lihtsalt mingi naljakaid jutte. Minu arust just praegu keegi mulle kirjutas ka eraldi veel mingi loo, et seda ma loen siis järgmine kord ette. Ja ega nagu muud ei olegi. Mind hakkas nüüd huvitama, mis kiri see on? Ma ei loe. Okay. Seda ongi nagu siuke tension järgmiseks korraks. Et vaatame siis, mis me järgmine kord räägime. Jah, äkki võtame mingid dieediteemad, siuksed asjad ette. Need mingid väärakad dieedid kuskilt vanast ajast ja mida praegu harrastatakse. Ja kas neist nagu reaalselt on kasu kah? Ja. Kui kellegil on mõni siuke dieedilugu ka, mingi veider asi, mis te teinud olete, kuulan ja meelega kuulan teda ka. Tahaks isegi teada. Neid on nii palju ju. Aga jah, järgmise korrani siis. Jep. Ciao!